Ma arvan, et see eelnõu, mille me mõne minuti pärast hääletama hakkame, on selle koosseisu kõige kurvem eelnõu. See on eelnõu, mis sotside eestvedamisel ja Reformi ja Eesti 200 Riigikogu saadikute toetusel võetakse ära meie inimestel kodud. Sõna otseses mõttes maksustatakse nende kodualuse maamaks. See ei ole... Head kolleegid, ma vabandan, lugupeetud ettekandja. Head kolleegid, saalis on lärm. Palun, Aivar Kokk, saate jätkata. See 2013. aastast kehtinud kodualuse maa maksuvabastus on olnud üks tähetund Eesti seadusandluses, kus väga selgelt on toetatud Eestimaa inimeste kodu rajamist. Sa oled ostnud endale maa, rajanud sinna kodu, hoiad oma kodu ümbrus korras, kus sellele sa pead liitma oma kodu ja linna tänava vahelist muru. Sa pead seda kõnniteed, mis linna maa peal on su maja ees, koristama, talvel kella 7 lund lükkama. Ja siis tuleb kellegi arvamus ja muidugi väga kurb on, et sotsiaaldemokraadid, kes alati väidavad, et nad on ju oma inimeste heaks, siis tegelikult nad näitab sellega, kui vaenulik võib olla üks erakond oma koduomanike vastu. See eelnõu ei ole mitte see, et lihtsalt tõstetakse maamaksu. 2022. aastal erakorraliselt hinnati Eestis maad ümber. Keskmiselt tõusis maamaks ja maa hind üle 8 korra. Põllumaa üle 20 korra. Nüüd sotsiaaldemokraatide eestvedamisel, ja ma tahan siin rõhutada ka valetamisel, nii rahanduskomisjonis, nii ministri kui ametnike, kui siin samas kõnepuldis korduvalt küsides, et kas on kohalikul omavalitsusel võimalus ka mitte 2026. aastast maksu tõsta, siis väideti jah. Tegelikult on seaduse eelnõusse selgelt sisse kirjutatud. Maamaks peab tõusma vähemalt 10%, kuid mitte rohkem kui 100%. Ka piirmäära on tõstetud 2 korda, unustamata seal juures, et maa hind on juba tõusnud keskmiselt üle 8 korra. 2026. aastal on järjekordselt maa hindamine, mis suure tõenäosusega tõstab veel maa hinda. Me räägime siin eelnõu kaitsmisel, et me anname vabaduse omavalitsustele. Tegelikult me ei anna vabadust omavalitsustele. Me tegelikkuses anname neile käsu kindlasti iga aasta vähemalt 10% maamaksu tõsta. Olgu selleks põllumees, olgu selleks koduomanik, olgu selleks metsamees või metsaomanik. Mis saab olla veel kuritegelikum, kui Riigikogu tahab otsustada kohaliku omavalitsuse volikogu eest. Mina saan julgelt siin vaadata teile silma öelda, et ma olen olnud see kohaliku omavalitsuse volikogu liige, sel hetkel ka volikogu esimees, kelle ettepanekul Jõgeva vald 2011 vabastas oma elanikud kodualusest maamaksust. 2013 olles Riigikogus Isamaa eestvedamisel me muutsime selle üleriigiliseks seaduseks. See oli võimalus omavalitsuse volikogul ise see otsus teha. Täna me teeme vastupidi. Me sunnime kohalikul omavalitsusel oma inimeste käest rohkem raha välja võtma. Ja põhjendus on see, palun 3 minutit, põhjendus on lihtsalt see, et osad omavalitsused on pankrotiserval. Kas keegi on analüüsinud, miks need omavalitsused on sellises olukorras? Kas selle põhjusel, et maks ei laeku piisavalt? Või see, et on tehtud selliseid otsuseid, mis investeeringutena on viinud eelarves sellisesse
punasesse laternasse. Kui me andsime koroona ajal võimaluse omavalitsustel laenubaasi või laenu suurendada 80% eelarvest, siis keegi ei mõelnud seda, et tehakse rumalaid otsuseid, vaid sel hetkel loodeti ka riigieelarve toel, et tehakse investeeringuid, et ettevõtlus toimiks ja majandus kasvaks. Need otsused olid õiged, aga peale seda äkki mindi lahmimiseks, kõik tahtsid kõige uhkemaid spordihoonesi, koolimaju, kõike muud ehitada ja pärast vaatasid, et see hind on tunduvalt kallim kui turul selle hetke hind. Lihtsalt ehitati ühel hetkel, kui hinnad olid laes. Ja nüüd me tuleme siin selgelt, ma pean veel kord rõhkutama, et mul on kurb, et Eesti 200 Reformierakond on läinud sotsiaaldemokraatide lõksu. Ja mul on kurb see, et teise lugemisel, kui teine lugemine lõppes, siis üks sotsiaaldemokraadi saadik tuli minu juurde ja ütles, jah, tegelikult täitsa teadlikult panime eelnõusse selle sisse, et vähemalt 10% peab tõusma, sest muidu äkki mõni omavalitsus ei tõstagi seda. Kus on see autonoomsus? Kus on see arusaamine, et Eestimaal inimesed peavad ise hakkama saama? Raha külvamisega ei ole kunagi keegi rikkaks saanud. Laenumaksudega või maksude tõstmisega ei ole ükski riik rikkaks saanud. Aga selliste maksude tõstmisega oleme me jõudnud Eesti Vabariik sellisesse olukorda, et varsti saab täis 2,5 aastat, kui Eesti majandus on Euroopas ainukene, kus on langustrendis. Meie usutavus on langenud. Siia räägitakse investeeringutest, mõned üksikud suuremad investeeringud on siia tulemas, aga kas nad ikkagi tulevad siis, kui me näeme, mis on meie maksukoormus ja tulevik energeetika koha pealt ei ole mingit selgust, räägitakse siin 100 variandist ja tegelikkuses ainult hindade tõusust, investeeringute mahust riigieelarvest miljarditega, ainult teoreetiliselt. See on tegelikult see, mida pärast energia võrgutasudega võetakse lihtsalt meie inimestelt tagasi. Isamaa erakond ei saa seda eelnõud mitte kuidagi toetada ja ma ütlen, et see on kindlasti minu Riigikogu aja jooksul esimene eelnõu, kus on valetatud kõikidel hetkedel, kui siin saalis on seda kaitstud. Ja see on kõige vaenulikum eelnõu Eestimaa inimeste ja ettevõtjate vastu, mida mina olen siin saalis enne kuulnud. Aitäh!